Tere tulemast Musta kasside lugemisse hamburid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 29. juuni kuni 5. juuli. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti. Ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No teist nädalat jäljest on siin laual 2 kaarti, mis nüüd korduvad. Esimene on see surmakaart. Kui nüüd midagi teie elus ei saanud veel eelmise nädalaga läbi, no vast siis nüüd saab. No see surmakaart lõpetab midagi ära. Mingi etapp teie elus saab läbi selleks, et saaks uus alata. Surmakaardi kõrval on hierofanti kaart. Hierofant on õpetlane. Kas te ise hakkate kedagi õpetama? Hamburile väga meeldib õpetada. Kas te ise hakkate kedagi õpetama või tunnete, et teil on veel teadmisi vajaka? Et vaja oleks astuda, ma ei tea, mõne kursus võtta või kooli minna või ma ei tea, internetis igasugustes kanalites samamoodi tegelikult jagatakse väga palju õpetust. Et ka sealt on võimalik täiesti tasuta õpetust saada, kui teil seda vaja on. Ja siis tuleb teine kaart, mis kordub. See on see müntide 4. See on see otsuse küsimus, kas ma kulutan oma raha, energiat ja aega või ma seda ei tee. Te pole otsusele jõudnud, aga kõrval on teil siin karikate 3. Vaat karikate 3 minu jaoks on selline koos viibimise kaart. See oleks nagu koosolek, et vot seal koos otsustame, kas me teeme seda, kui teeme, kellega teeme, mismoodi teeme, palju me raha sinna panustame, kui palju meil aega selleks kulub. Vaat mingi selline kaart on minu jaoks see karikate 3. Ta on nagu sõbrannadega või siis nende sama projektikaaslastega või töökaaslastega kusagil kohvikus istumine, rahulikult laua taga läbirääkimine, asjade arutamine, seal ei ole mitte mingisugust konflikti ega tüli. Kõik on väga sõbralikus õhku, niisugune mõnus olemine, kus saab kõike rääkida, arutada, ideid pilduda vasakule paremale, sealt välja valida parim. Et vot selline, mingi selline koosviibimine, arutamine. Siis edasi tuleb teil see kannatlikkuse kaart ja vot kannatlikkust teil ongi vaja. Et kannatlikult ära oodata võib-olla see otsus, võib-olla see vastus, võib-olla rahulikult veel mõelda, et kas ma hakkan kulutama midagi, mis see mulle annab. No mina näen seda niimoodi, et see sauade rüütel toob teile nagu head uudised, sellepärast, et sauade kaardid on väga kannatamatud, nemad tahaks peale hakata. Neile ei meeldi oodata ja venitada ja ega sellele hamburile ka ei meeldi. Ei meeldi passida ja oodata, tema tahab tegutseda. Hambur on väga tegus. Kui aga antakse võimalus, siis tema tegutseb. Ta on väga selline emotsionaalne ka. Tema hambur võib tõesti võtta lihtsalt, tuleb hommikul mõte, sõidan Riiga, siis ta sõidab ka, ta ei hakka siin rohkem midagi venitama. Meil veel õnneks siin Eesti riigis ja ma loodan, et ka Lätis, Leedus on kütust küll veel mida osta, et ei pea seal nagu mõnes teises riigis järjekorras seisma ja pärast tühja paagiga ära tulema, sest mitte midagi pole enam võtta kusagilt. Ja siin, kuna see sauade rüütel on selline aktiivne ja tahaks kohe kõigega peale hakata, siis selle kannatlikkuse ja sauade rüütli vahel on müntide 3. Müntide 3 on minu jaoks, ongi uue alguse kaart. Ta on nagu minu jaoks selline kaart, kus inimene paneb oma plaanid paberile, kirjutab oma selle projekti head ja vead ja siis ta kalkuleerib ja kaalub ja vaatab, kas see projekt üleüldsegi tulus on. Et vot mina näen seda nii, et inimene tõesti kirjutab, vaatab, mõtleb, arvutab ja siis teeb otsuse. Vaat see ongi see kannatlikkus, et mitte kohe tormata asja kallale, kui pole veel läbi mõeldud see, et kuidas see toimima hakkab. Te võisite ja oletegi seal oma nõndanimetatud koosolekul. Kannatlikult räägite ja kannatlikult ka arvutate ja mõtlete. Vot seal samasel koosolekul saabki kõik asjad läbi mõelda, kõik need võib-olla küsimused või need kitsaskohad, et mida tuleks veel mõelda ja arutada, need paberi peale kirja panna. Ja siis kodus rahulikult mõelda. Kas ma alustan sellega või ma ei tee üldse midagi? Või leian hoopis miski muu asja. Et see on nagu minu jaoks hästi selline huvitav, et 2 nädalat järjest on nagu need täpselt samad küsimused õhus. Lõpeb ära, mis siis ära lõpeb? Ja mis see uus on? Et seda ma ka nagu väga
harva märkan oma lugemistes, kas siis individuaalsetes või üleüldistes, et kohe niiviisi paar nädalat järjest tulevad suhteliselt nagu samad kaardid või täpselt samad kaardid, vähemalt 2 või 3 lugemisse mitu nädalat järjest. Aga noh, vahest on nii, et tuli selleks nädalaks teile selline lugemine, armsad hamburid. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.